Venemaa ei osanud seda ette näha, kui Putini väed valmistusid järjekordseks rünnakuks Sumõ oblastis. Midagi ilmus taevasse. Nähtamatu ja ohtlik. See, mille Ukraina saatis, oli segu Nõukogude terasest ning Ameerika Ühendriikide ja Prantsusmaa tehnoloogiast. Miski ei suutnud sissetungi plaanivaid vägesid ette valmistada selleks, mis tulemas oli. Surmav löök hävitas Vene rünnaku enne, kui see üldse alata jõudis. Ja selles peitus peeniroonia. Rünnak viidi läbi Nõukogude ajastu platvormiga, mida Venemaa kunagi pidas vananenuks. Ukraina näitas just, et see, kas miski on vananenud, sõltub vaatajast. Ja kui see vaataja on Ukraina, muutub vana taas uueks. Ja see, mida kunagi peeti kasutuks, muutub taevas surmavaks teemoniks. Me suundume külla nimega Radživka, või täpsemalt öeldes mõne kilomeetri kaugusele sellest Sumõ piirkonna külast, kus Vene komandörid haudusid plaani. Küla vastu plaaniti korraldada rünnak, piisavalt võimas, et asula vallutada. Võib-olla kavatsusega seda kasutada Putini eesmärkide edendamiseks Sumõs. See Ukraina oblast tähendab Venemaa jaoks palju. Ukraina ja Venemaa piiril asuvat Sumõ oblastit on Putin juba ammu ihaldanud kui kohta, kus ta saaks luua puhvertsooni. Venemaa on viimasel ajal seda tsooni aktiivselt taotlenud, nagu näitab. 2026. aasta aprilli UKRI informi raport on riigi väed püüdnud piirikülasid hõivata. Venemaa ideaalses maailmas tohutu Vene vägede rivi ulatuks oblasti ühest otsast teise, tagades, et Ukraina ei suudaks enam kunagi läbi viia midagi sellist, nagu alandav vastu sissetung Kurskisse, mis toimus augustis 2024. Ja kui see puhvertsoon on loodud, saaks Venemaa suunata sõdurid, keda ta praegu ohverdab Sumõ lihaveskis ida poole, kus Venemaa püüab vallutada Donetskit ja lõpuks kogu Donbassi piirkonda. Aga ka venelaste parimad plaanid lähevad tihti viltu. Ja kui Vene väed valmistusid Radživka rünnakuks, jälgis Ukraina kõike. Ukraina jälgis, kui Venemaa liikus. Ründeväed, keda toetasid löögidroonid ja luuredroonid, olid just piiri taga Teokinos, mis on osa Kurski piirkonnast. Ukraina nägi seda kõike reaalajas. Võib-olla aitasid neid satelliidipildid, mis jõuavad nüüd Ukraina vägedeni peaaegu sama kiiresti, kui need luuakse, vähendades riigi sihtimisahelat 90% võrra. Kui Vene väed hakkasid liikuma, pani Ukraina oma vasturünnaku paika. Telegrami kanal Sunflower, mis teatas eesootavast löögist, selgitab, kuidas see toimus. Vaenlane üritas droonide toel liikuda Teokinost Radživka poole. Choro võitlejad avastasid õigel ajal ja juhatasid lennuki ründerühmade ja droonide stardiseadmete koondumiskohta, teatab kanal. Ukraina ootas, kuni Vene sissetungijad kogunesid ja alustasid oma manöövrit. Siis Ukraina lõi vastu. Kuid seekord ei kasutanud Ukraina oma rünnakuks keskmaa droone, mis on mujal Ukrainas Vene logistikat ja väekoondisi hävitanud. Seekord tegi kahju lennuk, mida on kaua peetud vananenuks. MiG-29 tõusis taevasse. See iseenesest poleks võib-olla olnud probleem, aga sellel konkreetse Nõukogude aegsel lennukil polnud mingit kavatsust sissetungijate lähedale minna. See jäi ohutusse kaugusesse ja sealt avas see laastava tulejõu, mis ühendas USA ja Prantsuse relvastuse, et hävitada Vene sõdurid. Ukraina. MiG-29 tulistas Ameerika Ühendriikides valmistatud GBU-39 väikese läbimõõduga pomme ja Prantsusmaal valmistatud ASM Hammer-pomme. Venemaa üritas õhupomme tõrjuda. Militarniiteatel tulistasid sissetungijad vaid ühe lääne relva pihta. 4 õhutõrjeraketti. Kõik need raketid läksid mööda. Venemaa soovib, et need poleks mööda läinud ja vastulöögikaadrid näitavad meile miks. Sunfloweri jagatud 32-sekundiline video näitab kohutavat jõudu, mille Ukraina lääne relvad vallandasid edasitungivate venelaste vastu. Näeme mitut võimsat plahvatust, mis saadavad suitsusambad taevasse, kui venelased, kes arvasid end olevat turvalises kohas, kõrvaldatakse lahingust. Nad ei osanud midagi sellist oodata enne, kui Ukraina pommid olid peaaegu nende kohal. Ja mis puudutab kavandatud rünnakut Radživka vastu, siis seda lihtsalt ei toimunud. See polnudki võimalik. Vene väed olid liiga hõivatud, tegeledes Ukraina geniaalse löögi tagajärgedega rinde taga. Küla pidas vastu veel 1 päevaks ja puhvertsoon, mida Putin Sumõs nii väga tahab, peab ootama, kui see üldse kunagi luuakse. United 24 meedia andmetel oli Ukraina Nõukogude terase ja lääne tulejõu kombinatsiooni sihtmärgiks 1427 motoriseeritud laskurpolk, mis tegutseb teadaolevalt põhjapiiril Sumõ ümbruses. Sellel polgul on kirju ajalugu. Juba märtsis 2025 see oli seotud Vene triumfiga. Selle polgu sõduripel õnnestus siseneda Veselivka asulasse ja heisata sinna Vene lipp. Putinile oleks see meeldinud. Lipu heiskamine on Venemaa juhile sama hea kui tõeline võit, sest pilte ja videoid saab kasutada Venemaa propagandakampaania toitmiseks. Seekord tundub, et okupatsioon oli tõeline, kuid sama tõeline on ka selle rügemendi poolt üles näidatud ebakompetentsus sellest ajast alates.
Võib-olla seetõttu, et nad kaotasid liiga palju kogenud operaatoreid. 1427 rügement sattus alandavasse olukorda vaid mõned päevad enne seda, kui nad üritasid tungida Radživkasse. Olles saanud käsu tugevdada rünnakuid Ukraina tsiviilinfrastruktuuri vastu, haarasid 1427 rügemendi sõdurid Molnia 2 ründedrooni ja võtsid sihikule ja tabasid tsiviilsõidukit Gluškovo külas Kerskis, Venemaa. 1427 rügement suutis endale ise näkku lüüa enne rünnakukatset Radživka vastu. Ukraina löök on sellele üksusele juba teine alandus vähem kui nädala jooksul. Soolhaavale. Ukraina. MiG-29 uistas kõvasti soolahaavale, et kõik Vene limukad kõrvaldada. Rügement kaotas olulise kogunemiskoha, mis ei oleks saanud Venemaa jaoks halvemal ajal juhtuda. Rindejoon Radživka juures on olnud praktiliselt muutumatu alates märtsist. United24 Media. Venemaa kavatses lõpuks mingit edu saavutada, kuid hetkega kõik need katsed nurjati, kuna lääne tulejõud tõestas taas, et see suudab Venemaa tagalat laastada. Räägime hetkeks sellest tulejõust. Ukraina kasutas Venemaa vastu GBU-39 ja ASM Hammeri kombinatsiooni. Mõlemal on Ukrainas pikk kasutusajalugu ja seda mõjuval põhjusel. Need on laastavad relvad. GBU-39 on juhitav laskemoon, mis võimaldab sisuliselt toimetada 113 kiloseid pomme sihtmärkideni kuni 74 kilomeetri kaugusel. Need on mõnevõrra sarnased Venemaa liugpommidega, kuid palju arenenumad. USA õhujõudude sõnul kasutab üks GBU-39 süsteem nutikat kandurit, mis suudab kanda kuni 4 pommi, mida saab välja lasta nii sisemistest pommiruumidest kui ka välistelt ripppunktidelt. Pommid kasutavad sihtmärkideni navigeerimiseks GPS-signaale ning neid saab välja lasta igasugustes ilmastikutingimustes, nii päeval kui öösel. Sihtmärgi koordinaadid laaditakse GBU-39 pommi enne väljalaskmist, kas maapinnal või õhus. Viimane võimalus võimaldab pilootidel ja nende meeskondadel reageerida uutele sihtmärkidele, mis ilmuvad lennuajal. $40,000 tüki kohta on need pommid odavad ja võimsad. Ja huvitaval kombel suutis Ukraina neid välja lasta MiG-29 lennukitelt. ASM Hammer on sarnane relv. Samuti on see kaugrelv ning Hammerit saab kasutada igasugustes ilmastikutingimustes. See on samuti modulaarne, mis viitab sellele, mis ASM Hammer tegelikult on. See relv ei ole pomm. Tegemist on komplektiga, mida saab seadistada ja kinnitada mitut tüüpi juhitamatu pommi külge, muutes need täppisjuhitavateks laskemoonadeks. Prantsusmaa on teinud selle pommikomplekti versioone, mida saab kinnitada 125, 250, 500 ja 1000 kilogrammistele pommidele. Ukrainal on tõenäoliselt komplektid 250 kilogrammistele pommidele ja võib-olla ka 1000 kilogrammistele pommidele, kuna need on kõige populaarsemad. Ka varude osas on olemas selge seos. Prantsusmaa lubas tarnida Ukrainale iga kuu 50–60 sellist pommikomplekti ja hiljuti andis see Ukrainale loa neid komplekte ise toota. ASM Hammer pommide lennuulatus on veidi üle 70 kilomeetri, peamiselt tänu tiibadele ja komplekti sisse ehitatud tahkekütuse raketimootorile. Need kasutavad GPS-i ja inertsiaanse navigatsioonisüsteemi kombinatsiooni, mis annab neile umbes 10-meetrise ringhälbe. Army Recognition teatab. Need pommid tabavad tugevalt, nad tabavad kiiresti ja neid kasutavad mitmed riigid, sealhulgas Prantsusmaa, India, Egiptus, Horvaatia, Katar, Maroko ja loomulikult Ukraina. Lisaks, nagu GBU-39, on ASM Hammerid mõeldud kasutamiseks lääne lennukites, sealhulgas F-16, Rafale ja Mirage 2000D ning F-1 hävituslennukid. Aga taaskord, Ukraina lasi need välja MiG-29 pealt. Vastus peitub selles, milleks Ukraina on MiG-29 muutnud alates Putini sissetungi algusest. See Nõukogude ajastu hävituslennuk oli Venemaa poolt peetud vananenuks. See ei ole nii. Ukraina tõestab seda. Aga enne kui me rohkem selgitame, tuletame meelde, et te vaatate sõjasaadet. See on just selline ülevaade, mida te näha tahate. Veenduge, et olete kanalile tellitud ja teavitused on sisse lülitatud. Viime teid tagasi Venemaa sissetungi algusesse. Umbes kuu pärast sissetungi 27. märtsil 2022. Global Defense Corps esitas küsimuse, mis tol ajal paljudel mõttes oli. Miks Venemaa polnud kasutanud oma MiG-29-sid esialgse sissetungi jõu osana? See polnud kindlasti juhtum, kus Venemaa oleks püüdnud oma arenenumaid õhuväevahendeid hilisemaks hoida. Venemaa kasutas sissetungi algfaasis nii Üssu-34 kui ka Üssu-35 lennukeid koos vanemate lennukitega, nagu Üssu-24 ja Üssu-25. Kuid MiG-29 puudus täielikult. Tol ajal oli sellel käigul teatud loogika. Ukrainal oli alles suhteliselt suur MiG-29 lennukipark, kokku 56 hävitajat, mis olid jäänud ajast, mil Ukraina oli osa Nõukogude Liidust. Venemaa arvas, et samasuguste lennukite saatmine lahingusse poleks hea mõte. Ja pealegi teised hävitajad, mida Venemaa saatis, olid väidetavalt paremad. MiG-29 peeti vananenuks, isegi Venemaa standardite järgi, mis on lausa pöörane, arvestades, kui palju Nõukogude-aegset tehnikat riik on kasutanud Ukraina vastu. See lugupidamatus oma vanema hävitaja suhtes ilmnes ka 2009 aasta veebruaris läbi viidud uurimises, mis avastas, et umbes 200 Venemaal olevast 291 MiG-29 hävitajast polnud lennukõlblikud, kuna olid lagunenud ja hooldamata. Need eksisteerisid lihtsalt selleks, et Venemaa õhujõudude arvnäitajaid suuremana näidata, kuigi neid puudus igasugune lahinguvõimekus.
See ütleb meile kõik, mida peame teadma selle kohta, mida Venemaa ise oma hävituslennukist arvab. MiG-29 ei ole Ukraina jaoks piisavalt hea. Catki aegunud. Ei sobi oma otstarbeks ja kindlasti ei ole võrreldav Venemaa mujal kasutatava õhuvõimsusega. Kuid nagu selles sõjas on sageli juhtunud, on Ukraina tõestanud, et Venemaa eksib ning näidanud, et riik, mis on võimeline tõeliseks innovatsiooniks ja saab toetust oma liitlastelt, võib muuta selle, mida Venemaa peab aegunud õhuplatvormiks, oluliseks trumbiks. Ukraina mõistis oma MiG-29 hävitajate tähtsust juba sissetungi algusest peale. Võib väita, et enne lääne lennukite saabumist riiki polnud tal tegelikult valikut, sest need jõudsid kohale alles paar aastat pärast seda, kui Putin oma sissetungi alustas. Kuid see väide ei pea paika, kui võrrelda seda ühe sõjaväeajakirja raportiga 2025 aasta septembrist, mis paljastas, et Ukraina on hankinud MiG-29 hävituslennukeid Aserbaidžaanist, kuna Kaukaasia riik oli need teenistusest välja arvanud. Ukraina on sõja ajal saanud MiG-29 hävitajaid ka Poolalt ja Slovakkialt, mis näitab meile midagi olulist. Ukraina näeb nendes hävitajates väärtust, mida Venemaa ei näe. Osa sellest tuleneb MiG-29 väärtusest õhutõrjevahendina. Nagu militaarni märgib, on Ukraina kasutanud MiG-29 lennukeid õhutõrjeoperatsioonidel üle kogu riigi, tõenäoliselt seetõttu, et need lennukid suudavad endiselt alla tulistada droone ja muid rakette. Kuigi MiG-29 võib olla vananenud, on see siiski piisavalt kiire, et teha tiire isegi parimate Shahed-tüüpi droonide ümber. Ja õhk-tüüpi raketid, mida saab lennukile paigaldada, suudavad need droonid hetkega leekides hävitada. Kuid Ukraina ei kasutanud oma MiG-29-sid. Sumõst üle piiri just nii. See, mida nägime 1427 motoriseeritud laskurpolgu rünnakukatse nurjamisel, oli MiG-29 kasutamine kaugtoetusvahendina, mis on võimeline tulistama lääne relvi. Seda ei osanud Venemaa kunagi ette näha. Samuti pole Venemaal võimalik samaga vastata. USA ja Prantsusmaa ei hakka GBU-39 pomme ja ASM Hammeri pomme Venemaale tarnima. Need relvad on mõeldud Ukrainale ja see on veel üks näide Ukraina leidlikkuse ja koostöö koosmõjust, mis paistab silma. Ukraina ja tema läänepartnerid on kõvasti tööd teinud, et muuta MiG-29 ja teised nõukogudeaegsed lennukid reaktiivlennukiteks, mida Ukraina saab kasutada Venemaa kahjustamiseks. See, et MiG-29 suudab kasutada lääne relvi, ei ole midagi uut. Juba 2024. Aasta mais teatas Army Recognition, et Ukraina oli modifitseerinud MiG-29 hävitajaid, et need suudaksid kasutada lääne laskemoona. Need koos Ukraina, Su-24 ja Su-27 varudega olid kohandatud nii, et nad suudaksid kasutada teatud laskemoona, mida on andnud USA, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik, teatas väljaanne tol ajal. ASM Hammeri pomme mainiti nimepidi, samuti USA päritolu JDAME ja Briti Payway 4 nutipomme. On selge, et teised on järgnenud operatsioonis, mis nõudis iga nõukogude lennuki elektroonika ümberjuhtmamist, et muuta hävitajad ühilduvaks nende uute läänerelvadega. Ukraina jätkab MiG-29T moderniseerimist, mida Venemaa pidas vananenuks. 2026 aasta jaanuaris avaldas Defense Express, et Ukraina MiG-29T on samuti kohandatud nii, et need saavad kasutada Ameerika ERAM-rakette. See tähendab, et Ukraina saab oma niinimetatud aegunud lennukid kasutada vähemalt aastani 2030. Öösi. Rünnakud peavad toimuma kaugelt, kuid see sobib Ukrainale suurepäraselt. See tõestas lihtsalt, kui tõhus võib olla MiG-29 ja läänerelvade koostöö Venemaa vastu. Nii et millega peab Venemaa nüüd silmitsi seisma, kuna ta alahindas omaenda hävituslennukit? Lihtsalt MiG-29, mis suudavad lahti lasta GBU-39-sid, ASM Hammerid ja palju muud, mis võimaldavad Ukrainal tabada tugevdatud sihtmärke 10 kilomeetrite kauguselt. Pole ju suur asi, eks? Võib-olla on see siiski suur asi Diokiino ründeüksuse jaoks, mis just hävituslennuki poolt tükkideks pommitati. Lennuki, mida nende enda sõjaväelased pidasid vananenuks. Ukraina on muutnud nõukogudeaegse relva tõeliseks ja lahingutest tõestatud moodsaks relvaks. Ja kuna Ukraina MiG-29 on spetsiaalselt modifitseeritud kaugelt ründamiseks, ei saa Venemaa nende vastu midagi teha, kui just Ukraina piloodid ei tee viga ja ei jää Venemaa õhutõrje ulatusse. Seda enam ei juhtu. Vähemalt mitte enam. Ukraina on pööranud Venemaa enda liukpommi strateegia tema vastu, kasutades selleks vananenud platvormi, mis on nüüd saanud uue elu. Kuid Venemaa loodab midagi ka pärast seda viimast rünnakut. Kindlasti peavad Ukrainal mingil hetkel läänerelvad otsa saama, mida tema MiG-29 just kasutas, eks. See võib tõesti nii olla, kui rääkida GBU-39-dest. USA pole alates 31. märtsist Ukrainale uut sõjalist abi andnud ja tundub ebatõenäoline, et see lähenemine muutub. See ei tähenda, et GBU-39 enam Ukrainasse ei jõua, aga need tuleb Ukrainal või tema partneritel osta Pearli algatuse kaudu, mitte neid otse annetada. Nagu varem mainisime, on ASM Hammeri olukord erinev. Iga kuu jõuab Ukrainasse 50–60 neist ja nüüd on Ukrainal litsents Hammereid ise toota. Varsti hakkavad need ohtlikud pommid tulema Ukraina tootmisliinidelt või võib-olla partnerite riikide tehastest, et hoida need liinid Vene rakettide eest kaitstuna. Kuid isegi, kui mitte midagi sellest poleks tõsi ja Ukrainal olekski tõepoolest piiratud varu neid läänerelvi, Venemaa ei oleks ikkagi kaitstud kaugelt sooritatud rünnakute eest, mida viivad läbi taaselustatud MiG-29. Miks?
üks sõna. Porivnjuvatš. Võib-olla natuke keeruline öelda, aga just see üks sõna purustas kõik Venemaa lootused, et Ukraina võib kuidagi otsa saada juhitavatest pommidest, millega ta hävitas Venemaa niinimetatud Raživka sissetungijad, koos paljude teiste sihtmärkidega. See sõna tähendab umbkaudu võrdsustajat või tasandajat, mis viitab sellele, kuidas Ukraina seda näeb. Porivnjuvatš on relv ja mitte lihtsalt mingi relv. See on Ukraina vastus Venemaa juhitavatele pommidele ning relv, mida Ukraina suudab toota ka siis, kui lääne juhitavate pommide varud peaksid otsa saama. Maksab 3 korda vähem kui USA's toodetud JDAM-ER. Tasakaalustaja saab kinnitada 250 kilosele lõhke peale. Ettevalmistus võtab aega 30 minutit või vähem. Kuigi see relv loodi täiesti algusest peale, täidab see sama vajadust rünnata Vene sihtmärke rindejoone taga, kasutades selliseid lennukeid nagu MiG-21. Sisuliselt on see Ukraina versioon liukpommist, kuid täiustatud kaasaegsete juhtimisalgoritmidega, mis parandavad täpsust ja tõenäoliselt pakuvad teatavat vastupanu elektroonilisele sõjapidamisele. Ja see võib kõlada tuttavalt GBU-39 ja ASM Hammeri kohta, aga Equalizerit saab kasutada öösel või päeval igasugustes ilmastikutingimustes. Ja Ukraina ongi täpselt seda teinud. 24. juunil United 24 Media teatas, et Equalizer oli andnud oma esimese löögi Vene rindejoone positsiooni pihta. Ukraina on alustanud väikeste sammudega, kuid kasutas oma uut juhitavat pommi, et rünnata kaevikut. Tõenäoliselt on see nüüdseks suunatud teistele sihtmärkidele, kuna tegemist on relvaga, mida saab kindlasti kasutada Su-24 hävitajatelt ja mis tõenäoliselt sobib ka Ukraina teistele nõukogudeaegsetele ja lääne hävitajatele. Nii et ei, Venemaa Ukraina juhitavate pommide eest pole mingit pääsu. Olenemata sellest, kas tegemist on läänerelvade või Ukraina enda disainitud pommidega, need muudkui tulevad. Ja täpselt nagu nägime ebaõnnestunud Raživka rünnakus MiG-29, mida Venemaa ise pidas vananenuks, saavad olema peamised relvade kandjad. Collatis on sündinud, see on segu nõukogude ja lääne jõust ning metallist. Venemaal pole sellele vastust ja ta ei suuda midagi teha, kui see oht tulevikus veelgi areneb. Mis puudutab Ukrainat, siis see leiab pidevalt uusi viise, kuidas Venemaad kahjustada. Ja just seda tegi Ukraina taas juuli alguses, rünnapes Krimmis Vene lennukeid viisil, mida me pole varem näinud. See rünnak hõlmas droone, uudset amfiibrünnakut ja lahingusukeldujate kasutamist. Kui soovid rohkem teada saada, siis on meil sulle järgmisena vaatamiseks ideaalne video valmis. Ja kui sulle see video meeldis, oleks meil väga hea meel, kui liituksid meiega sõjasaates. Vajuta tellimisnuppu ja lülita teavitused sisse, et sa ei jääks ilma ühestki meie järgmisest videost. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!